Sõit oli tõesti endale oli ka väga põnev ja konkurents jätkus viimaste kurvedeni, viimaste meetriteni ja täiesti kolmekesi võrdselt sõitsime ja stardist mina sain paremini ees minema. Jõuvarud olid 2 ringi enne lõppu täitsa otsas. Ma vaatasin taha, et vaksa taga pole, mõtlesin, lasen rahulikult lõpuni ja siis nägin, et üks ringiga saajab ette, mõtlesin, võtsin ta viimased jõuvarud kokku, et pingutan veel 2 viimast ringi ja tasus pingutada. Selliste lumeoludega kohalikud korraldajad olid teinud väga hea töö, kõik vallid olid lükanud ette ja täitsa tipp-top rada. Ma ootasin järgi konkurente vahepeal ja pakkusin neile ka nii võimalust. Väsimus tuli peale, mis see ikka. Tugevad võidavad alati, ütleme. Jõudu jätkus ja tahtmist ka ja start oli hea, nii et esimene sõit tuli suhteliselt kenasti välja. Ma ei tea, mis tagapool juhtus, mis teised taha jäid. Teine sõit, no nagu tehnikaspordis ikka, hakkas vaikselt tehnika alt vedama. Mootor mingil hetkel ei käinud ja sealt andis võimaluse ka teistel järgi tulla. Ma see aasta on esimest korda esimeses enda kelguga, nagu, et vanasti ma sõitsin Mihkel-Vaksi kelguga. Nüüd on nagu parem variant. Kelku on nii raske kalutada, see on nii raske ja siis ma ei tea. Hüpped muidu enam samasugust kus ikka. Hüppata on hea. Kuna siin oli selline lahke maaomanik, kes võimaldas oma maa peal seda võistlust läbi viia, siis buldooseriga sügisel lükkasime raja ette ja kui lumi maha tuli, sellest ajast on ka rahahuldsed tööd lumetraktoriga olnud.
lund on tõesti palju ja mõeldud oli ta nagu mootorsaanidele, aga võib-olla suvel KTV-dele. Me tegime sellise põhja, et siin ei oleks ühtegi kivi, ühtegi auku, et kõik need lained, mida siin näha on, need on lumelained. Siin ei ole mingit mulda ega sellist kõva asja ei ole all, mida tavaliselt saanimehed väga kardavad. Laius on selleks, et kui on selline tase nagu Eesti meistrivõistlused, siis on ikka tarvis võidusõitjal on mitu varianti, kas ta sõidab sees, ta sõidab väljast. Kui on nagu üks selline kitsas rada, siis võrdse tasemega meestel ei ole üldse võimalik mööda sõita. Esimeses sõidus ma natukene väänasin põlve ja õnneks ka Mihklil kuuldavasti väänas pöidla välja ja siis me sõitsime niimoodi, mina olin eespool 2 sirget ja tema oli 2 sirget tagapool. Teine sõit sai Mihkel ees minema, aga siis tal vist nagu kuulsin, et mootoriga midagi juhtus, et vist rihm hakkas siin libisema ja õnnestus mööda sõita. Täna oli õnn minu poolel. Aga kuidas oli, et see rada oli nii aukus ja pehme, et päris raske oli täna sõita? See oli õige krossi rada. No eks iga start edasi, mida rohkem sõidaks, seda rohkem ta auku läheb, seda rohkem sa pead rada valima ja see, kes nagu rada valib, kes sirgemaid kohti leiab, et see võidab. Pidurdasin kinni, tümps tagasi sisse ja siin samamoodi, ta siin liiga risti läks. Aga ma ei saa talle minema, midagi pidama. Ma ise pidurdasin paar korda plokki kogemata, et nagu läks külg liiga ette ja tema arvestas, et ma lähen hooga kurvest minema, paar korda puksis mind küll, et midagi hullu. Krossis nii palju auke küll ei ole. Siin nagu lumestuvad nii suured augud, et need asjad üle ära ja siis nagu vajab hästi suurt pinget. Alguses oli esimest starti mitu korda, oli vale start ja siis närvid läksid läbi, aga noh, muidu võis rahule jääda. Ekspertklassi ei sooviks minna? Ma ei tea, nüüd paar aastat peab hartama veel, ma kasvan suuremaks, keha ka läheb suuremaks, siis ma võin minna. Tavaks on saanud, oleme iga kord juhtunud sula peale, nii et järved on lahti läinud ja nagu seda soppa ja vett on päris palju, nii et ükski aasta ei ole õnnestunud ilma selle veeta maha pidada. Ma arvan, et Eesti tase siin
mootorkäigu tase on läinud ikka viimastel aastatel ikka nagu väga kõvaks, et selles mõttes, et seda sportlikku momenti ja sellist sportlikku maikondale nagu kõvasti juurde. Tooni annavad enamuses endised krossi või muu tehnikaspordiga tegelenud inimesed. Kelk oli hea ja sõit oli hea, enesetunne oli hea, aga tehnika vedas seekord alt. Mul rihm, mis veab kelku edasi, läks katki. Ja ta oli üks 3., 4. ring juba hakkas häält tegema ja see on nii, et pidurdad ja nii kui gaasi annad, siis käib niisugune metallne kolk seal all ja siis ma juba tundsin, lasin juba natukene tagasi, mõtlesin, et vean lõpuni välja, aga nii kui näha oli, ei vedanud lõpuni välja. Ohtlik öelnud, korra ma ühe kivi otsa sattusin, et natuke lõi suusa viltu, aga no üldiselt siin on ikka lund ja ei olnud mingi künnipõllud, et sellised heinapõllud, et siin nagu midagi väga tipp-topp selle ilma kohta. Endurol üldiselt on, ta on suhteliselt lihtsam kui krossi ikkagi, et siin on nagu sirgeid pikkasi ja kus nagu puhkamiseks aega on vähe. Päris otseselt medalijahil ei olegi isegi, et ta on rohkem nagu ikkagi saaks lihtsalt kaasa lüüa ja välja elada. Mina olen teise kohaga rahul küll, sellepärast, et see on nagu maksimaalne koht, mida sa siit Eestis saada võid, et üks vend on nagu täitsa hull ees, et seal nagu midagi teha ei ole, et see stiil, kui ma tast põllu peal mööda sõitis, see nagu eriti kriitikat ei kannata. Siit sa saad ikka nii palju adrenaliini, et ma ei tea kuskilt mujalt seda, ma ei oska nagu niimoodi otsida, nii et selles mõttes mulle meeldib see seltskond ja mulle meeldib see ala.
enduro ongi tegelikult pikk, aga meil ei ole ennem olnud sellist üle 20 kilomeetri ringi, et noh, ta on suhteliselt raske meelde jätta, et sellepärast juhtubki niisugused apse, et noh, täie sirge pealt tuleb järsk kurv ja seal lihtsalt ei saa pidama enam, kuna see koht ei tule meelde. Ma ei teagi, mis Mardil juhtus täpselt, aga ma sain ees minema ja siis ma üritasin silmad kinni nii palju, kui ma suutsin ja ma sain päris hea vahe sisse, aga siis ma sõitsin ise metsa. Aga noh, suhteliselt nii õnnelikult, et ma sain uuesti käima ja minema, Mart küll pääses mööda, et siis nagu tuli veel see viimane ring hambad ristis sõita ja see läks nagu selles mõttes õnneks. Pikaks, sa oled hoplased seest ja täpselt jõuad järgi, sa panid ka täpselt väga huvitav. Selles mõttes, et just nagu mees-mehe sõit, kui üksinda sõidad teadmatus, aga niisugune mees-meest, et me vahetasime mitu korda positsioone ja Mihkel käis korra võsas, sain tast mööda, aga ilma piduriteta ei saa lihtsalt kiirelt sõita. Teisel ringil kulusid piduriklotsid ära ja sõitsin ilma piduriteta, hoidsin pidurit niisuguste hästi tugevate pidurdamiste jaoks, et teistes kohtades ma lihtsalt lasin varem maha ja mul on krossi klotsid, aga siin olid hästi kiire minek ja hästi pikad pidurdamised ja lihtsalt kulutas ära. Oleks pidanud panema teised klotsid. Ma olen Levil Lapimaal tulnud enne, seal oli 5 korda nii palju ja pikalt alla ja pööretega, et seal ma sain selle tunde sisse, siin on juba, see on lihtsalt niisugune psühholoogiline moment, et alla tulek, vaatad alla on, alt üles on lihtsam, vaatad ülevalt alla on tunne niisugune mõnusam.